tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. No nii, meil on esimene podcasti episood ja ilmselt oleks siin hea, kui me natuke tutvustame ka ennast teile, kes me oleme üldse praegu. Ei hakka siin pikka juttu tegema, väga palju minevikku minema, vaid kes me praegu oleme, mida me teeme ja hea meel on siin olla sinuga, Kristina. Minul on ka nii hea meel olla sinuga koos siin, Liina, ja nii põnev on just see, et uus asi, uus projekt ja kõik see, et see tekitab minus hästi palju põnevust. Aga kes ma täna olen, et mulle hästi meeldis, kuidas sa tõid välja selle, et kes me tänases hetkes oleme, et me ei lähe kuskile pikalt kaugele minevikku, siis mina olen täna võtnud endale rolli, et ma olen life and success coach ja samuti ka transformatsiooni coach ja eelkõige siis muutus läbi mõtteviisi, sest kõik saab alguse mõtteviisist ja olen ka elumuutuste coach'i sertifikaadiga, seega igal juhul transformatsioon on midagi, mis käib kaasas ka, eks ju, elus ja edus. Et see on see, mis rolli ma olen võtnud ja võib-olla teine roll siia juurde on see, kus ma tunnen ennast väga mugavalt ja hästi, on ettevõtja. Ja siis sealt edasi juba tuleb naine, õde, elukaaslane, kõik need muud rollid, arengupartner, sõbranna. Aga just, et need esimesed on need rollid, millega ma ennast kõige paremini praegu identifitseerin. Ilmselt need rollid, mis sa tõid esimesena välja, ma hakkasin praegu mõtlema, et on ka need, millel on suurem osakaal võib-olla hetkel sinu elus, päevast läheb enamus, sest ma just mõtlesin enda tutvustuse peale juba, siis ma mõtlesin, et asjad on veits teises järjekorras, aga ilmselt see, et millal sul on nagu rohkem fookust nagu osakaalu päevas, siis need tulevad alati esimesena välja. Just, et kui sa praegu sedasi ka ütlesid, siis tõesti minu suurem osa päevast tegelikult lähebki sellele, et valmistada ette kas kursuseid, kõnesid üks-ühele klientidega, ise areneda ja õppida vastavalt coaching'u asju, ise õppida, areneda kogu aeg ka edasi nii coach'ina kui ettevõtjana. Nii et need kõik käivad, et jaa, väga huvitav tähelepanek, et vastavalt sellele, mis elus on hetkel oluline või prioriteedid, et siis need saavad ka rohkem tähelepanu ja võib-olla võtame ka rohkem endale, identifitseerime ennast läbi nende. Liina, tutvusta, millega sina praegu tegeled? Mis on need sinu identiteedid ja rollid hetkel siis? Ja ma kohe lähen selle juurde, aga ma võib-olla mainiks ära ka selle, et me ütlesime, et me ei räägi praegu pikka lugu, kust me tulime, kes me enne olime, aga ma arvan, et nende osade käigus, episoodide käigus tuleb üht-teist sellest ka välja. Nii et kes tähele paneb, siis kuuleb seda minevikku ka, kes veel ei tea. On ka kindlasti meil kuulajaid, kes teavad. Ja mina siis hetkel olen pigem, ma mõtlesin, et ma tutvustan ennast selle järjekorras, et ma olen kodune ema. Ma olen abikaasa ja ma olen digiturunduse ja SEO fänn hetkel. Ehk siis ma hetkel olen päris tööelust nii-öelda eemal, aga ma õpin ja miks meil tuli ka see podcasti mõte oli see, et me Kristinaga oleme aastaid jaganud üksteisega siis mingeid taipamisi, mõtteid, mida me oleme õppinud ja minul ei ole see õppimine peatunud ka tegelikult siis väiksel tööpausil olles. Nii et hakkame neid asju siin jagama ja ega mul muid tööalaseid tiitleid ei olegi siin. Pigem võiks öelda, et õpilane siis hetkel teiste rollide kõrvalt. Aga kui sa juba tõllid siia õppimise juurde, siis
kui kaua sa üldse oled enesearenguga tegelenud ja mida üldse õppimine sinu jaoks tähendab? jah, see on nii hea küsimus, et enesearenguga ma alustasin 2020 aastal, siis kui kuskil siis tuli koroona, aga minu meelest ma Just alustasin natuke enne vist, äkki, ma ei mäletagi, millal see koroona tuli aga 2020 ta seal oli, jah? jah, kuskil seal ja tegelikult ja ikka sellel ajal, sest siis tekkis ka sellist aega ja rohkem levisid kõik need erinevad koolitused veebi. Mhm. Hakkas neid koolitusi järjest siis, kui ma ühest huvitusin, siis hakkas neid järjest rohkem ka esile tulema minu uudisvoogu ja niimoodi sai sealt see sõrm antud. Ja siis sinna teele mindud, et 2020 aastast alates. Ja mis see õppimine minu jaoks tähendab, on see, et tähendab ka rakendamist, ehk siis ma ei ole ainult olnud see, kes kuulab mingeid veebinare, vaid õppimine on minu jaoks väga palju laiem asi ja kui me nüüd hakkame rääkima sellest ka, mida me praegu oleme õppinud hiljuti, siis jah, õppimisvorme on väga erinevaid, et kuidas siis ka elu õpetab nii-öelda. Mhm. Aga meie sinuga tutvusimegi enesearengu teel ja ma ei mäleta nüüd, mis ajal see oli, tuleta meelde, mis aastalt see oli see on nii põnev, see on sest sinu vist algus, sinu enesearengu algus või oli see enne ka? no minu eneseareng, see on hästi huvitav, millal algas sinu eneseareng, eks ole. Mhm. Et kui ma mõtlen nüüd, et eks ju, et me kuskile kaugele minevikku ei lähe, siis ma korraks lähen iseenesest. Eneseareng minu ellu tuli pigem sõnaga eneseabi. Et see Mm. tuli selle sõnaga, aga ma olen saanud aru, et need on kaks väga erinevat asja tegelikult. Eneseabi Mhm. või eneseareng, eks ole. Et aga just see eneseareng siis tuli minu ellu eneseabina kuskil 2006 umbes sellal, et väga-väga ammu, aga siis see oli minu jaoks mäng. Eks see oli mäng, ma tahtsin teada, kuidas asjad toimivad, mis on manifesteerimine, mis see tänulikkus üldse on ja ma ei keskendunud nagu väga sügavalt sinna, sest see oli minu jaoks uus asi, eks ju, põnev ja mänguline. Siis sealt edasi nüüd ma tulen hopsti, tulen kohe lähemale, et ma nimetangi teist etappi enesearengus on see, kus ma hakkasin päriselt inimesena, naisena, ettevõtjana, kõik see, kus see päris areng hakkas toimuma, oligi siis selle 2020 detsember oli see, kui mina esimest korda võtsin endale tasulise siis enesearenguga seotud kursuse ehk ühe väljakutse formaadis oli see lühike 30 päeva, see oli esimene, kus ma läksin siis teadlikult, et aga mis see on ja ma tahan areneda, ma tahan saada paremaks ja see oligi see hetk, kui oli see koroona lõpp, eks ju, või tähendab, kui see koroonaaeg seal ja nagu sa ütlesid, siis oli rohkem aega, et siis ma jäin ka, et hakkasin, et aga mida ma tahan, sest see hetk ma jäin töötuks ja ma ei teadnud nagu, et mis ma tahan, kes ma olen. seega see on see etapp, kust ma tean, et see oli siis, kui ma hakkasin tegelema enesearenguga ja sügavuti läksin sellega siis 2021 aprillis ja see on see koht, kus ma sind esimest korda nägin. Eks, et see on 2021 aprillis oli siis see, kus me nii-öelda saime kokku ja siis sealt edasi see pall veerema hakkas. Just ja enesearenguga just, et kuidas see, millal ma hakkasin enesearenguga tegelema, oligi siis see, et 2021. ja meil on erinevaid koostöid olnud sellel ajal, nii erinevaid ja näed, praegu jälle uus asi on ju, et me ei ole üle ega ümber saanud. Öeldakse, ma ei tea, kust ma seda kuulsin, aga ma olen kuulnud seda, et täiskasvanuna ehk siis seal kuskil 30-ndates ja peale seda või mida hiljem, mida vanemas eas üldse, on üsna keeruline leida nagu uusi sõpru. Ja ma mõtlesin selle peale ükskord, et miks see keeruline on, see on ilmselt sellepärast, et meie sõbrad tekivad meie ümber just nendes aastates, mis on kõige suuremad nii-öelda need traditsioonilised kujunemisaastad, võib-olla teismelise iga, teine siis ülikool, et see on sellised või siis kutsekool või sellised nagu mingid liitvad asjad on, kus te olete mingil arenguteekonnal koos. Siis ma mõtlesin, et mina olen küll see õnnelik inimene, et kellel on täiskasvanuna ka siin 30-ndates ka tekkinud väga palju ägedaid uusi sõpru. Ja just sellepärast, et olemegi kuidagi sellel arengu ja muutuse teel koos olnud, sest see miskipärast nagu liidab inimesi. muidugi mitte kõiki, aga sealt sa kipud leidma endale neid inimesi, kellega oled kuidagi Mhm. sarnaselt mõtled või klapid. Ja täiesti nõus ja tõesti, et see on täiesti tõsi.
et ka see ongi ehtne näide tegelikult, kuidas, kui sa kogu aeg õpid midagi juurde, ükskõik siis kas ametialaselt, eks ole, või siis ongi ise enesearengu poole pealt, et siis sa justkui satud nendesse keskkondadesse või gruppidesse või seltskondadesse, kus siis Mhm. leiad selle klapi, et selle mõnusa match'i koha, et edasi nagu siis tutvuda ja saada sõpradeks, et mul on nii hea meel, Liina, et sa mu elus oled. Et ja mitte ainult, eks ole, enam siis arengupartnerina, tegelikult ma arvan, et ma võin sind täiesti vabalt sõbrannaks kutsuda. Ja olen nõus, me oleme sõbrannad, me ei olegi seda Sõbrad. niimoodi ära defineerinud nüüd niimoodi esimest korda siin. Ei ole jah niimoodi, kogu aeg oleme nimetanud arengupartneriteks ennast, ma ei tea. Just, aga aga sõber võib tegelikult ka olla arengupartner. absoluutselt muidugi võib, et ma arvan, et see teebki võib-olla selle liidu veel ja, erilisemaks, aga mõtlesin, ja et ütle. ja miks me selle podcast'i nüüd tegime sellise pealkirjaga, et õpime ja sulgudes siis eba ja siis läheb õnnestume, selline kirjapilt on meil sellel. ehk siis sellel on omamoodi lugu, et me oleme hästi palju õppinud läbi tegevuse tegelikult, läbi erinevate valikute ja otsuste ja igaühel käib see tegelikult nii. ja miks see eba on seal sulgudes ongi võib-olla sellepärast ka minu arvates, et sa võid kohe öelda, mis sinu arvates on, Mhm, aga mina näen seda niimoodi, et see on nagu, et me õpime või õnnestume nagunii, et isegi kui me nagu nii-öelda ebaõnnestume klassikalises mõttes, siis tegelikult mingis mõttes on see õnnestumine, sest me õpime sellest. Läks võib-olla keeruliseks natukene, aga sellised on minu mõtted sellest pealkirjast, mis me siin panime podcast'ile. mhm. Jah, ma olen taas olen sinuga nõus, et minu jaoks ka tähendab see eba seal sulgudes Mhm. õnnestumine, et need käivad käsikäes justkui, et igal mündil on kaks poolt. Et Mhm. isegi iga nii-öelda ebaõnnestumine on tegelikult õnnestumine, sest igal juhul see viib sind edasi, see, et kas siis sa saad kogemuse võrra igal juhul rikkamaks ja see justkui näitab sulle, et kas sa oled oma õigel teel, et isegi kui mõelda sellele, et ma olen õppinud ka kinnisvaramaakleriks, siis minu jaoks see oli justkui ebaõnnestumine, sest ma ei ole täna kinnisvaramaakler. Ma ei tegele sellega, et siis täiesti ebaõnnestunud õppimine justkui. Aga minu jaoks oli see tegelikult väga suur õnnestumine, sest esiteks ma sain enesekindlust seal juurde, et jah, ma saan hispaania keeles õpitud, ma saan ennast väljendatud, ma oskan seda, ma avastasin seal, et mulle meeldib inimestega suhelda, mulle meeldib paberimajandus, mis käib kinnisvaraga ka maakleril kaasas ja lisaks ma õppisin väga palju seda telgitagust, mis selle tööga kaasas käib, see on uskumatu, kui palju seal tegelikult tööd on vaja teha. ja samas ma sain teada, et see ei ole minu jaoks ja ma arvan, et see on kõige suurem õnnestumine selle juures, sest see lükkas mind veel rohkem enesearengusse ja veel rohkem sellesse, et siis teada saada, mis on see minu asi. et igal juhul iga ebaõnnestumine on ka tegelikult õnnestumine. ja ma Mhm. usun, et selle pealkirja juures veel see ka, mis teeb selle eriliseks, et me ei räägi alati, et kõik justkui õnnestub, eks ju, vaid ka näidata tegelikult ka seda, et jah, mõnikord ka ei õnnestu, aga mis Mhm. siis, so what. jah, aga kuidas siis need nii-öelda ebaõnnestumised ka õnnestumisteks mõelda, on ju, sest kõik saab ikkagi alguse meie mõtetest. ja kui sa just praegu rääkisid sellest kinnisvaramaakleri teekonna valikust, siis ma täpselt samamoodi kunagi olen mõelnud, et issand, et mu eriala ülikoolis oli täiesti ebaõnnestumine, et ma ju ei läinud selles valdkonnas tööle, aga tegelikult, kui niimoodi tagantjärele praegu mõelda, siis sellest ilmselt sai ka minu edasine teekond nii-öelda tiivad, et ei saa öelda, et see oli ebaõnnestumine. et ma mäletan küll ma kahetsesin, et ma oleks tahtnud midagi muud õppida. ja isegi ülikooli ajal kahetsesin, ma ei tea, miks meil oli nagu mingi pundiga kahetsemise klubi. aga vahepeal peab võib-olla ka seda kahetsuse tunnet tundma, et sellest ka õpib ilmselt midagi. jah, täiesti just nii ongi. et ja parem katsetada kui kahetseda, et minu arust kahetsusel on palju nagu
see tõmbab palju rohkem tagasi, et ma usun, et noh, ma sain praegu sinu jutust aru, et tegelikult sa oled sellest kahetsusest juba välja saanud. Et oo jaa. sa oled edasi liikunud, ütleme siis sedasi, et sa oled sellest kohast ja tundest edasi liikunud. Nagu sa ütlesid, et sa ka näed tegelikult, et tegelikult see ei olnud nii kehvake, nii Just, kehvake. tegelikult aeg-ajalt ikka tuleb mingi kahetsuse moment võib-olla mingi asjaga seoses peale, aga siis ma keeran selle kiiresti ümber ja mõtlen, et okei, aga lai silmaring on ka väga väärtustatud tänapäeval, lai kogemuste ring. Nii et kunagi ei tea, kus see kompott jälle väga hästi kokku siis istub, et hea maitse tuleks. Absoluutselt. Nii et räägimegi siis meie õppimistest ja meie ebaõnnestumistest Just. õnnestumistest ja ebaõnnestumistest ja kuhu see tegelikult on meid ka tegelikult tänaseks ju toonud, ongi seesama, nagu sa ütlesid, et podcasti tegemine, et nüüd meil on põhjust kohtuda ja meil on millest rääkida. Ja jah, mitte, et seda meil varem ei olnud, millest rääkida, aga mulle tundus, et need vestlused on nii huvitavad, et võib-olla keegi tahaks veel meie salavestlusi pealt kuulata, nii et salvestame siis selle podcast'ina siin sisse. Aga Kristina, mida sina õpid praegu või mida sa viimasel ajal õppinud oled? See on nii hea küsimus, et ma olen siin sinuga ühes pundis, et ma ka alati olen selles õppimise voolus sees, aga see on iseenesest selles mõttes natuke muutunud, et ma enam ei krahma igalt poolt ja kõike, vaid teen seda hästi teadlikult. Ehk siis ma valin neid asju, mis mind täna viivad edasi minu eesmärkide poole ja ma valin selle järgi, et kui ma tunnetan ära, et kes see mentor, coach, koolitaja, juhendaja, et kes see inimene võiks siis olla, et ka see on minu jaoks hästi-hästi oluline, et ma tunneks inspiratsiooni sealt, et ta oleks mind edasi viiv ja mõtlen ka selle, mis mind täna edasi kõige rohkem viib. Et kui ma varasemalt olin selline, et nägin, ohoo, kõigepealt need tasuta kursused kõik, mis olid, eks ju, tasuta, nii vägev, lähen õpin ja siis lõpuks oli 10 tükki korraga ja seal nii, et ei jõua kõik ja mõned veel kattusid ka ja ma mõtlesin, et oh my god, ma ei jõua ja siis tekkis hoopis frustratsioon ja stress oli, ma ei taha mitte midagi. Aga kui ma juba läksin sinna teadlikkusse, enesearengusse ja siis seal, kuna ma võtsin sellise korraliku mahlaka summaga endale programmi, mida siis läbida, siis ma otsustasin, et okei, kui ma juba sellise investeeringu teen, siis ma pühendun sellele 100%. Ja tegelikult sealt mul sai algust selle, et ma valin täna hästi teadlikult, et keda ja kui palju ma tarbin ja mida ma siis õpin. Pikalt alustasin sissejuhatust, mida ma praegu õpin. Ma praegu siis eelkõige ma õpin praegu 3 asja korraga. 3, et siis 2 neist on eneseareng, mis mind hästi kõnetab, ongi manifesteerimine, aga manifesteerimine justkui järgmisel tasemel ja jälgingi ja õpin siis Regan Hillieri manifesteerimist ja et kuidas tema seda õpetab ja see ei ole lihtsalt selline, et manifesteerimine, otsusta ära, mida sa tahad, istu ja oota, et see tuuakse, et ei, see läheb nagu palju-palju sügavamale ja väga palju tuleb ka endaga tööd teha, et üldse avastada, mis need takistused siis on, et miks ei ole ära siia maailma manifesteerunud või siis ära tood, eks ju, ilmunud seda, mida ma tahan, et minna sinna sügavuti ja siis selle kõrval on teine enesearengu kursus mul hetkel käsil, mis on siis Kathleen Cameroni oma, on Wealth from Within. Vist ütlesin õigesti, praegu ma jäin täitsa mõtlema. Jah, on ikka just. Et Wealth from Within ehk siis see räägib jõukuse mõtteviisist, et ma ei taha isegi öelda money mindset, mitte raha mindset, vaid just see jõukus ja heaolu, et kust see tegelikult alguse saab ja kuidas seda muuta ja kuidas panna kõik see jõukus ka voolamisse ja mis mulle seal meeldib, on see, et ta ei ütle seda, et see peab ainult rahaga olema seotud, vaid just see, mida see jõukus ja edu, mida sinu jaoks tähendab ja et see energia ka voolama saada. Et sellepärast mulle hästi-hästi meeldib ja need käivad käsikäes, et mind just hetkel hästi kõnetab just see enda eneseareng ja et see areng ka tooks sisse läbi minu ettevõtte. Et kui ma juba ettevõtlust teen, siis ma teen ikka seda selleks, et olla vabam ise ja et pakkuda siis ka väärtust teistele. Et need on need 2 asja, mis on enesearenguga ja lisaks ikka arendan ennast ka life coach'ina edasi, sest minu eesmärk on saada ikkagi master life coach'iks,
mis tähendab, et seal on hästi mitu niisugust alam life coach'i osa, et kui need kõik kokku saada, et siis tuleb see master, et tuleb niisugune nagu, et megaprofessionaalne ja megakvaliteetne, sest ma tahan saada parim, ma tahan olla ja ma olen parim omal alal ja ma teen seda omal viisil ja et saada kõik seda, et paremat kvaliteeti pakkuda, et sellepärast õpin ka edasi. Võiks öelda, et mul on sertifikaat olemas, aitab küll. Ei, ma tahan veel paremaks saada, ma tahan veel paremat teenust oma klientidele pakkuda. Nii et need on need 3 asja, kus ma praegu õpin ja nad käivad käsikäes. aga kas sulle ei tundu, et sa mainisid seda krabamise faasi ka, ma olen jah. ka sellest faasist läbi käinud. kas sulle ei tundu, et tegelikult ongi see normaalne faas, millest siis enamus inimesi peavad läbi käima, sest ma olen kuulnud, et see vist on hästi paljudel teemaks olnud mingi hetk, eriti kui see, minu meelest vahepeal oli eriline see veebikoolituste buum. ma ei tea, kas ma nüüd lihtsalt jälgin vähem või on see nüüd vaibunud natukene aga see faas nagu, et kas see ongi nagu loomulik faas, mis läbi käia? Mm, ma usun, jah, võib-olla tõesti, aga ma ei usu, et see läbi on saanud. See lihtsalt on see, et ise oleme edasi liikunud sellest faasist, seega me ei ümbritse enam ennast nende inimestega, kes neid nii-öelda Mhm. krabavad. Aga ma usun, et tegelikult seda ikkagi on, et sellepärast, miks ma seda arvan, on eelkõige see, et kui palju on tegelikult tasuta asju saadaval. Mhm. Kui palju neid on ja kui on tasuta asja kursused saadaval, tähendab seda, et on ka nõudlus järelikult nende vastu. Ja Et ma see usun, tekitab seda nagu FOMO tunnet, kõik need reklaamid kutsuvad kõike tundub, et on vaja ja siis on see kalender üle koormatud erinevate koolitustega ja, just. ja oled omadega ummikus lõpuks. ma tean, et on inimesi ka, kellele on see niimoodi mõjunud, et nad on üldse nagu kardinaalselt 100% ennast koolitustest mingiks ajaks nagu ära lõiganud. et aga samas meil vist sinuga ei ole niisugust lõikamise pausi tulnud. Ja ikka oleme kogu aeg edasi õppinud, on ju, vist. Ma julgeks öelda, et jah, et sellist täiesti pausi, et ma mitte midagi ei õpi. Ma arvan, et võib-olla ma isegi Mhm. tegin korraks sellise, aga kui nädal oli möödas, siis ma tundsin, et mul on midagi Mhm. puudu. Mul on lihtsalt nii sees juba see, et ma ärkan hommikul ülesse, teen enda vannitoa rutiinid ära ja siis sealt välja tulles ma teen siis kas tee või kohvi ja siis asun enda õppimistesse, et sukeldun õppimistesse, et see on osa minu päevarutiinist, et hommikurutiinist, et minna ja hakata õppima, et viia ennast mõnusasse sagedusse, heasse tundesse ja siis sellega päeva alustada. Et aga Mhm. Liina, mida sa õpid ja kas sul on olnud paus sees? Sa justkui mainisid, et sul vist ei ole. Mõtlesin, et vist ei ole tõesti nagu niisugust olnud väga pausi. No kindlasti vahepeal oli võib-olla lihtsalt vaiksem, aga midagi ma olen kogu aeg edasi tarbinud, olgu see siis raamatud või mis iganes, et hetkel ma küll pean tunnistama, et mul pole ühtegi enesearengualast kursust käsil, aga ma tunnen ka, et hetkel need kuidagi ei mahu mu ellu ja siis ma mõtlesin selle peale enne tänast siia tulekut, et mida ma siis õpin. et tegelikult mul on LinkedIni väljakutse praegu käimas, kus ma õpin. mul on ai oskusega digistrateegi õpiprogramm pooleaastane, mis hakkab nüüd läbi saama. Kuu või natuke vähem, umbes selline aeg on jäänud, ongi vist kuu aega jäänud. ja tegelikult eneseareng toimub ka nende käigus ja avastused ja lisaks ma ju loen raamatuid ka, mis tegelikult on ka eneseareng, et mul on 2 raamatut hetkel paralleelselt pooleli. üks on Irene Annuse Palgateadlike läbi elu ja teine on Raivo Heina termodünaamika teine seadus mis üllatuslikult ma ei tea, miks ma selle üldse kätte võtsin, lihtsalt mingi hetk kõnetas see pealkiri. Füüsika ei ole mind kunagi kõnetanud, aga nüüd, kui ma selle raamatu lahti lõin, siis ma avastasin, ohoo, füüsikaseadused, loodusseadused, minu lemmikud enesearengu kursustelt. nii et hoopis nagu uus vaade on tekkimas ja ma alustasin seda raamatut lugemist ja siis läksin algusesse tagasi, alustasin uuesti paar päeva tagasi, et ma ei jõudnud üldse kaugele. et ma tundsin, et ma tahan neid mõtteid seal niimoodi seedida, et ma arvan, et ma ei olegi täna veel valmis jagama, mis ma sealt olen õppinud.
sest teinekord sa pead mingid asjad kuidagi ka enda ellu nagu selgeks mõtlema või enda ellu sobituma enda näidetega, et sa saaksid nendest paremini aru, et need Mhm. kinnistuksid. Et nendest ma ilmselt räägin tulevikus, mida ma siis nendest raamatutest olen õppinud. aga see eneseareng on nagu kogu aeg igal pool toimub ja tänu sellele, et me siin otsustasime salvestada neid jagamisi, siis ma olen viimasel ajal ka märkmeid teinud endale, sest kirjutamise harjumus on ka jäänud enesereflektsioon on ka selline õppimise koht ju tegelikult, Mhm. eneseareng. Et ma olen teinud selliseid märkmeid ja ma olen avastanud ka nagu selliseid kohti, kus elu lihtsalt õpetab, aga sa pead nagu oskama seda märgata või sellele ka tähelepanu pöörata, sest kui sa ei mõtle nende asjade üle, siis elu lähebki lihtsalt niimoodi mööda ja sa ei näegi, ei märkagi võib-olla neid õppetunde, mis on. Aga tihtipeale meie parimad õpetajad on võib-olla mingid emotsioonid, võib-olla mingid Mhm. tunded, mis tulevad ja eriti võib-olla ka mingid negatiivsed. ja minul endal, ma ei ole sellest küll eriti rääkinud, aga mul on olnud, eriti just koroona ajal oli mul probleeme terviseärevusega. ja nüüd ma hiljuti avastasin, et mingi sihuke ärevus on tagasi tulnud ja ma hakkasin nagu jälitama seda, kust see siis tuleb. ja ma sain jälile, et see tuleb sotsiaalmeediast. et mul päevasel ajal eriti ei ole sotsiaalmeediat aega olnud tarbida ja siis õhtuti enne magamaminekut kuskil seal vahemikus kell 10 kuni südaöö, seal ma tavaliselt löön siis sotsiaalmeediakanalid lahti, vaatan, mis siis toimunud on ja üllatavalt palju tegelikult on sotsiaalmeedias negatiivset ja mina elan hetkel ka sellises kultuuris, kus võib-olla ei ole mingitel jagamistel piire. ehk siis, kui meil on siin mereäärsel teel on näiteks õnnetus, kus siis, kes nüüd ei taha seda kohta kuulata, pange pausi peale, kerige edasi või pange korraks, võtke klapid peast ära ja tulge hiljem tagasi. et kui meil on siin mereäärne tänav, kus vahepeal siis selles kultuuris inimesed armastavad teed ületada selleks mitte ette nähtud kohas ja kui siin 9-liikmeline perekond ületas teed ja nad kõik jäid bussi alla korraga, siis ma ei taha näha selle kohta videot sotsiaalmeedias kogemata, vaid meil siin juhtuvad sellised asjad, et kui õnnetusi jagatakse, õnnetusi toimub kuskil, siis alati on keegi, kes filmib ja need jäävad sotsiaalmeedias ringlema ja need jõuavad siis ka minu voogu. või siis teine asi, ma tean, et hästi palju tahetakse nagu Instagramis näha seda päriselu, mitte neid ilusaid pilte ja ma tean, et on inimesed, kes nagu, kellele see sobib, kes võib-olla on emotsionaalselt natuke tugevamad kui mina aga näiteks viimasel ajal ka ma võtsin kätte ja ma tegin Instagramis lihtsalt puhastuse, sest ma ei suutnud, ma tundsin, et mul tekitab ärevust, kui ma õhtuti vaatan ja näen teiste inimeste elutraagikat, et see paratamatult mõjutas minu seda ärevuse taset ja tegin puhastuse, 75% kontodest said unfollow Oh, Instagramis, vau. sest elu õpetab lihtsalt, sa pead mingeid Mhm, valikuid mhm, tegema. ja teine asi, peitsin selle, ma ei tahtnud äppi ära kustutada, sest ma ikkagi tahan seal kohal olla ja midagi nagu vaadata, sest on ka väga ägedat sisu, mhm. mis nii-öelda nagu lõõgastab. ma võib-olla tahan natuke teistsugust sisu tarbida kui teised. et isegi kui tegu oli minu sõpradega, kellel ma elan väga kaasa, siis paraku ma tegin neile praegu unfollow, sest sellel eluperioodil hetkel ma ei suuda nagu seda traagikat siis nagu vastu võtta ja kõik see nagu ka õpetab, et kui sa oskad lihtsalt märgata, et mis tundeid mingid asjad sinust tekitavad, siis tegelikult eneseareng võib olla igal pool, et võib-olla ma ei peagi kuskil mentorprogrammis selleks osalema. aga ma arvan, et see mentorprogrammides osalemine on andnud selle põhja, et ma oskaks neid märgata. ja tegelikult ma lihtsalt ei olegi leidnud hetkel praegu programmi, mis mind kõnetaks, nii et kui keegi tahab midagi soovitada, siis võite märku anda. ja praegu mul see manifesteerimise asi jäi kõrva taha, nii et, et äge, nii ta on. väga-väga soovitan. ja, aga mis Eh, mõtteid sa tahtsid midagi öelda? jaa, kuna sa ütlesid, et noh, et sinu kultuur ja me justkui et ei ole maininud tegelikult seda, et kus me üldse asume praegu. jaa, kus sa, Liina, asud, mis on see salapärane kultuur on, millest sa, mida sa mainisid?
ja issand, ma võtsin seda kui iseenesestmõistetavat, onju. Mina olen Egiptuses, Aleksandrias, Egiptuse põhjarannikul, siis Vahemere ääres. Mhm. Või siit võiks saata samasuguse telesarja nagu Võimalik vaid Venemaal, siit võiks teha Võimalik vaid Egiptuses, nii et igasugu imesid siin toimub. aga sina, Kristina? Ja mina olen siis Kanaari saartel, olen Tenerifel ja seda juba üsna pikalt. Et mina olen siin olnud tänaseks 14,5 aastat. Aeg läheb lihtsalt nii kiiresti. Ja ma tean, et Liina, sina oled ka ju Egiptuses tegelikult juba päris pikalt olnud. jah, 7,5 aastat äkki. jah, Mhm, päris mhm. palju jah. aga jah, mul läks nüüd mõte kaotsi. Ma tahtsin, et hästi huvitav oli seda järgida, et tegelikult milline vastuolu oli just see koht, et me tegeleme mõlemad enesearenguga ja siis ütled, et sa õhtul voodis teed sotsiaalmeedia lahti. Mis mõttes enne magama minekut ei minda sotsiaalmeediasse? et seda oli nagu hästi-hästi huvitav vaadata ja ma ütlen, et ega mina ka ei ole selles mõttes perfektne, et ma nüüd kell 8 panen telefoni ära ja üldse sinna ei vaata, et absoluutselt mõnikord lihtsalt jääb see sotsiaalmeedia nii-öelda pihku, telefon pihku ja alles läheb sinna sotsiaalmeediasse sisse, aga selles mõttes ma tean, et ma ei tee seda igapäevaselt ja kui mul ka siin paar korda nädalas seda ka juhtub, et siis ma igatahes ei piitsuta ennast selle eest, aga lihtsalt seda jaa. oli nagu hästi huvitav märgata, et eneseareng ja sa oled arengus ja siis, et enne magamaminekut ma teen sotsiaalmeedia lahti kogu ja kusjuures ma ei ole kunagi uskunud neid inimesi, kes räägivad nii ideaalselt oma sellest elust onju. Ma mõtlen, et okei, ta ei pea mulle näitama seda, mis tal ka nagu valesti on või mis tal nagu need kitsaskohad on, aga igaühel need kindlasti on. ja see, et me enesearengus oleme, ei tähenda, et me peame valmis olema nii-öelda, vaid elul on erinevad perioodid ja minul hetkel on nii, et mul lihtsalt ei ole nagu muul ajal aega selleks eriti, siis on see sellesse aega sattunud ja täpselt samamoodi, kui sa ütlesid, et hommikul kirjutamine ja kõik. ma olin ka kunagi see inimene, kes hommikul rutiin, õppimine, kirjutamine, aga praeguses elus on see hoopis teistmoodi, et praegu on need kirjutamised õhtuti, sest hommikul ei ole aega lihtsalt seda võimalust, et eluperioodid on lihtsalt erinevad ja kui ma kunagi olin ka see, kes armastas väga seda varaärkamist, siis praegu ei ole nii. praegu on hoopis teistmoodi, nii et erinevad etapid ja oluline on see, et meil tegelikult on ju see tööriistakast, et märgata ja siis ennast juhtida püüda, ehk siis see eneseareng on pigem pidev selline enesejuhtimise harjutus või ja väga hästi öeldud, absoluutselt, et enesest. Mulle meeldib see, et me oleme mõnes mõttes sarnased, sellepärast me ilmselt ka omavahel klapime ja siis me oleme nagu hästi vastandlikud, et teeme nagu hästi samu asju, aga hästi erinevatel aegadel või teeme midagi sarnast, aga hoopis teisel viisil. et mulle hästi meeldib see ja ma tunnen alati, et mul on sinult nagu alati nagu nii palju õppida ja sellepärast mulle nagu meeldis ka see ettepanek, et kui sa tulid selle mõttega, et kuule, et mis siis, kui teeks podcast'i, aga samal ajal sa kohe küsid, et kuule, mis teemadel kui sa teeksid podcast'is, mis teemadel see oleks, et mulle hästi nagu meeldis see, et kui sa teeksid, et mis teemadel ja see tegelikult meil teemad, vaat see oli see koht, eks ju, kus me nägime, et tegelikult meil on ühised huvid ja miks mitte nagu sealt midagi siis nii-öelda lasta see pall veerema, et vaadata, kuhu see välja viib. jah, et aitäh nende heade sõnade eest, aga sina oled minu jaoks see, kes mind inspireerib, sest meil on ka tegelikult mitte ainult kõned vahel, vaid ka Whatsappi sõnumivahetus on ju, kus sa kirjutad mõnikord ka häälsõnumeid, saadad väga sügavamõttelisi sõnumeid, mida ma pean mitu korda lugema ja siis seedima see on mingi seesama õppimise koht, et nagu sa tegelikult hetk tagasi ka ütlesid, eks ju, et kui sa praegu loed seda raamatut, et see ei ole kohe valmis jagama seda, pead justkui seal läbi seedima, mõistma seda kuidagi teisest kohast, teisel tasandil enda, saama aru ka, et mis sinu enda mõtted sellega seoses on ja siis alles seda jagada, eks. ja samamoodi, et kui mina midagi õpin, kui ma midagi saan sealt mõne taipamise, mul tekib, siis mul need, kellega ma jagan, ma pean seda kellegagi ka jagama kuskilt, kus oleks hinnangute vaba, kus keegi lihtsalt võtaks selle vastu ja siis, et kui saan tagasiside, siis ma saan tagasiside ja kui ka ei saa, et mõnikord sa oledki, eks ju, vastanud, issand, see oli nii sügav, ma pean natuke mõtlema ja see on ka okei, aga mina sain selle ära väljendatud, ma sain selle välja öeldud, et ka see
väljaütlemine tegelikult kas siis kirjutades või häälsõnumina saates tegelikult aitab minul endal seda paremini aru saada, et kuidas ma millestki üldse aru sain. Ja see on ka ju tegelikult meie see arengupartnerluse mõte, et miks me oleme arengupartnerid, me areneme koos, eks ole, Mhm. et oma teekonda, aga koos käies. Ja tegelikult, kui ma nüüd mõtlen selle peale, siis mõnikord läheb hoopis nii-öelda nagu see mõte lumepallina veerema, tekib sihuke ahaa-moment ja muidugi jagama peab oma taipamisi sellepärast, et nii need ka kinnistuvad paremini, on ju. Öeldakse, et kui tahad midagi väga selgeks saada, siis õpeta. On üks viis, on ju, kuidas kinnistuda, teine on praktiseerimine. Aga kõiki taipamise osad on nagu sellised mida ei saa praktiseerida, sa pead kuidagi nagu, ma ei tea, nad on kuidagi tunnete tasandil jäävad, on ju. Mhm, mhm, mhm. Et sellised, aga kui sa nüüd jagasid seda, et mida sa õpid nagu, kus sa osaled praegu, siis võib-olla, mis on sinu kõige viimase aja siuksed, siis nimetame neid taipamisteks või? Et minu taipamus oli see sotsiaalmeediaga seoses ja siis kohe tegutsesin. Et kas sul tuleb midagi nagu, mis on sul sellist olnud viimasel ajal? Või sa pead Mhm. ka veel seedima neid materjale, mida sa seal läbid? Eks seda on ka, et peab veel seedima, eks seda on väga palju on tegelikult. Ma ütlesin, et nii see manifesteerimise kursus kui ka Kathleen Cameroni jõukuse mõtteviisist, et nad on oma ala väga tugevad tegijad, et nad on ikka väga tugevad coach'id, mis tähendab seda, et nad on minust tunduvalt eespool hetkel. Ma järgi jõuan, aga nad on väga eespool. Just, et seda infot ja arusaam, kuidas nemad selles maailmas läbi enda õpetuste elavad, et seda nii-öelda integreerida endasse ja olles nagu teises kohas enda elus praegu, siis see võtab natuke aega, et oota, mis ta täpselt mõtles, ma saan aru küll, mis ta ütles, aga ma ei saa seda nagu tunnetada, ma ei saa seda tunnet kätte või näiteks, et kuidas siis ikkagi mina praegu tänases hetkes saaksin seda enda ellu integreerida ja teha ja väga tihti ei ole kerge nipsust muuta ära enda mõtteviisi, eks ju, selleks tuleb tegelikult anda ka enda alateadvusele tõestuseid ja just see osa ongi võib-olla kõige aeganõudvam, et need tõestused leida endale. Kui sa küsid viimase taipamise kohta, siis mulle hästi meeldivad afirmatsioonid ja et kuidas ma olen õppinud aina rohkem, kuidas neid siis kasutada, kui palju neid kasutada, mil viisil kasutada, siis pärast ühte taipamist, kus jõukuse mõtteviisiga kursusel ma olen, et ma avastasin enda jaoks, et ma usun, et raha on kerge tulema, seda on kerge nii-öelda, kergusega saab luua raha, aga ma ei julge seda vastu võtta. Ma ei julge kergelt tulnud raha vastu võtta, sest mul on kogemus, et kergelt tulnud raha võetakse ära lihtsalt minu käest. Seega mul on nagu hästi olnud väga pikalt selline hirm ja see oli näiteks üks suurimaid ja viimase aja taipamisi ning ma muutsin ära selle vastupidiseks, et kuidas siis võtta omaks endale see uskumus nii-öelda vastupidiselt, mis mind toetaks ja ma kirjutasin enda jaoks välja lause, et kergelt tulnud raha on esiteks turvaline, et ma võin seda vastu võtta, et see on turvaline ja teiseks ta on püsiv, mis tähendab seda, et keegi ei tule seda minult ära võtma, et kui raha on minuni tulnud, siis keegi ei tule seda minult ära võtma, ehk siis kergelt tulnud raha on turvaline ja püsiv. Ja ma hakkasin nii-öelda mõtlema, et okei, ma nüüd kinnistan endale seda afirmatsiooni, eks ju, affirm on ju kinnistama, eks, et ma siis kinnistan seda enda alateadvusesse, kuidas ma seda teen, igapäevaselt kirjutan endale hommikul välja seda, tunnetan seda, ütlen jah, nii on ja hakkasin mõtlema, et okei, et millal nüüd tuleb märgata, et kus midagi sellist toimub, et ma märkaks ära ja mu alateadvus saaks tõestuse. Ja kohe on tuua näide, kuidas mu elukaaslane tuli töölt, talle anti üks 20 sendine, kus oli auk sees. Kui käiberahal on auk sees, siis sinna oli puuritud ilmselt auk sisse ja seda enam ei saa käibel kasutada, sest ta on kõlbmatu selles mõttes, et ma ei saa sellega enam maksta. Ja ta küsis mu käest, et kas sa tahad, Kristina, seda endale või ma ei viitsi küll panka minna 20 sendist vahetama, eks ju, et ta ei viitsi minna panka, et vahetada 20 sendist. Et siis ta lihtsalt paneb selle kuskile ära, ma ei tea, mitte safe, vaid kuskile mingi purkigesse sisse, mida iganes, sest seda nagunii ei saa kasutada. Ja
ma ütlesin, et kuule, mul on võtmehoidja nagunii kadunud, et mul on see rõngas alles, ma panen ta sinna külge. Panin selle 20 sendise sinna külge ja läksime ühel õhtul kõndima ja minul see võtmed ja 20 sendine siis seal võtmehoidja küljes, eks ole, rõnga küljes ja muudkui katsun seda 20 sendist ja järsku ma taipasin, oota, see raha tuli minule kergelt. See oli, kas sa tahad seda? Eks ta tuli minule kergelt. Ja see on täiega turvaline ja keegi ei võta seda ära, ta on mul võtmehoidja küljes. Kergelt tulnud raha on turvaline ja ta on püsiv. Mul on esimene tõestus olemas, et ta tuli kergelt, ta on püsiv. Nii et ma olen valmis, et aga sedasi need tõestused tulevad. Et kohe tuli sulle näide otse elust enesest. Et hästi paneb mind hästi põlema praegu. issand, kui hea lugu, ma peaks ka kunagi need rahateemad käsile võtma, sellepärast et millega ma olen aastate jooksul maadelnud, on minu uskumus rahast, et raha on räpane ja ma ei saa sellest lahti. Noh, ma võiksin ka ju afirmeerida nüüd ja kasutada teisi mõtteid, ma saan sellest lahti aga hetkel ma veel räägin endale seda lugu, et ma ei saa sellest lahti, sellepärast et esiteks ma olen töötanud pangas tellerina ja see jääb igavesti meelde, kui mustad on käed pärast sularahaga tegutsemist ja teiseks siin Egiptuses on, no see on sularahariik, ikka päris palju ikka kõike käib sularahas ja see raha on must lihtsalt ongi räpane kogu aeg, et kuidas siis sellisel juhul saada sellest uskumusest lahti, et raha on räpane, kui see füüsiliselt kogu aeg teeb su käed mustaks et, et sa ei saa seda nagu vältida ka, et see on üks minu väljakutsekohti, millega ma pean tulevikus veel tegelema. Kui Just, kellelgi on häid mõtteid, siis võib jagada kuidas väga sellest hea mõte. lahti saada Just, et kui mõtelda korraks nagu, ma arvan, et me raha teemal väga pikalt siin ei jää rääkima praegu, aga just, et eks ju, kui mõelda, et mis raha on ju tegelikult energia, põhimõtteliselt on ka raha sul seal ju pangakontol, eks, ja see ei tee sul käsi mustaks, et ainult see nii-öelda see paber, millest tehakse raha, et käibel olev paber on see must, eks ju, mitte paber raha on ise. must Just, mitte raha ise ei ole räpane ega must, et raha on lihtsalt energia ja see on lihtsalt nimi on, eks ju, et me nimetame seda, otsustasime, et selle nimi on raha, mida me kasutame siis kauba või teenuse vahetuseks. Et hästi-hästi huvitav ja et kui keegi siis nüüd Liinat tahab aidata, siis andke vastupidiseid afirmatsioone, kuidas saada sellest uskumusest läbi tulla, kuidas sellest uskumusest läbi tulla. ja Liina, ma arvan, et me võiksime siia võib-olla tuua ka välja selle, eks ju, et kõik, mis me siin räägime, et igaüks nopib siit välja oma tõe, et ei ole just see, mis me räägime, eks ju, on meie vaatenurk, ma usun, et kõige paremini võikski öelda seda, et see meie vaatenurk, kuidas meie midagi tunnetame, kuidas mida me mingist asjast, kuidas mõtleme, et see ei pea olema nii-öelda 100% tõdes kuulaja jaoks, eks ju, et kui sa tunned, et see küll ei ole see, mida mina usun või see ei ole minu tõde, siis see on okei, et ongi vaatenurkade nii-öelda erilisus teebki selle maailma imeliseks ja et aga lihtsalt, et võib-olla see laiendab silmaringi, et mulle hästi meeldib, eks ju see, et laiendab silmaringi, võib-olla keegi saab mingi väga hea mõtte, et mulle täpselt see mõte sobib ja mulle meeldib see, ma tahan seda omaks võtta. Et ma usun, et sellist asja nagu tõde kui sellist ei olegi olemas, et tõde ongi see ju, kuidas sina millestki aru saad ja millesse sina ise usud, et see ongi see tõde, et kui sellisel viisil. Et ma ja usun, tegelikult igaühel võib oma nurga alt õigus olla, onju. just. meie võimalus, mina olen püüdnud küll hästi palju olla nüüd avatud nagu erinevatele vaatenurkadele, mille peale nagu ise poleks tulnudki. et pigem mõelda seda, et ära ärritu, imestu või mingid sellised mõtted on mul mõnikord, et mõni vaatenurk mõnikord võib ärritada ka, aga samas ärritus mõnikord toob ka midagi uut jällegi esile ja mingid suured taipamised, nii et ma arvan, et see avatus nagu on üks asi, mida ma olen püüdnud ka hästi palju nagu harjutada, aga samas, kui kellelgi nüüd on mingi hea mõte või saate mõni kuulaja saab mõne hea mõtte, siis nii tore oleks, kui annaksite meile teada, siis mida te siis siit omaks olete võtnud või mis mõtteid tekitas, nii et
Liina, mida üldse edaspidi saab meie podcast'ist kuulda? Millest me üldse räägime? Ja me räägime kindlasti siis veel erinevaid õppetunde, mida me oleme õppinud vahepeal, et me ei tee neid episoode ka iga nädal, me plaanisime siin teha korra kuus. Kui vaja, siis tihedamini ka, aga sihuke kord kuus võib-olla võiks sihuke kokkuvõtete aeg olla. Ja kindlasti saab siin kuulda aeg-ajalt ka teiste õppekohti ja õppetunde, sest mina ise küll väga inspireerun teiste lugudest ja teiste kogemustest ka. Et mõnikord tuleb meile külalisi ka. Kas midagi veel jäi nimetamata? mulle ka hästi meeldib see, et me oleme siin kahekesi ja me võtame tegelikult vastu ka külalisi, et vaatame, kuhu, just nagu ma ütlesin, eks ju, et kuhu see pall veerema hakkab, et hästi meeldib see ja just, et kuna me räägime nii õppimistest kui õnnestumistest ja ka ebaõnnestumistest ja taipamistest, siis ma usun, et oluline on võib-olla ka see, et praeguses maailmas autentsus on hästi-hästi oluline minu jaoks, et just sellepärast ka, eks ju, mis sa ütlesid, et tegelikult, et sotsiaalmeedias tegid puhastuse, et mis viisil ja kuidas seda tarbida, just, et see autentsus seal, et kõik võib-olla ei olegi nii ilus ja lilleline, et ka võib-olla siin seda natukene mingil määral sisse tuua. Ma arvan, et ma ei ole Muidugi, jah. selline inimene, kes halaks, eks ole, et ma nagu ei ole sihuke halaja inimene, aga et samas jääda ka autentseks ja ilma ilustamata näiteks midagi ka välja tuua, kui tõesti on nüüd siin midagi kuu aja jooksul toimunud või kui ka me rääkisime sellest, et me vaatame ka episoodi kaupa, et kui tuleb mõni mineviku teema sisse, eks ju, siis absoluutselt nagu ilma nii-öelda maskideta julgust, et meil oleks julgust seda ka välja öelda ja kindlasti võib-olla seda, et me ei paku siin retsepti, et see on üks, kui täpselt see, mis me, eks ju, ütleme, et ma annan sulle retsepti, kuidas elada oma superägedat elu ja sa saadki kõik, kui sa teed nii, nagu tahad, et manifesteerid ära. Et Ja. seda päris ka nagu ei anna, aga just, et läbi enda kogemuse eelkõige, et mida oled õppinud, mida olen õppinud, eks ju, et ja läbi katsetamiste, et millised on need siis need katsetused meil olnud, et kas on ämbrik kolistatud või on ilma kolistamata sealt läbi mindud. ma arvan, et see on võib-olla see, mida siit võib edaspidi hakata ootama. Ja tegelikult ka võib-olla mingit ausust, avatust, mida enne kuskil olnud ei ole, sest ma arvan, et ma ei ole kunagi varem kuskil jaganud enda terviseärevuse teemat. Et meil on asju, millega me maadleme, vahepeal ma ei maadlenud sellega nii palju, aga mingitel eluperioodidel seda sisse tuleb. Ja kui mingi põhjustaja ilmub esile, siis tuleb sellega ju tegeleda, Mm -hmm. kuidas siis sellega hakkama saada, et mingil määral ja kindlasti jagame siin asju, mida me ei ole varem kuskil jaganud, aga mille jagamiseks me nüüd valmis oleme. et just, et loome ise turvalise ruumi endale mm, ja siis jagame. ja ise ei tarbi samas vahepeal. just, Aga hästi. Ma arvan, et meil tuleb tõesti ägedaid osasid siin ja ma loodan, et meie kuulajad jäävad meiega. Nii et võib-olla ka see, võib-olla ma ütleks siia enne, kui me otsad kokku tõmbame, et kui sa nüüd kuulad seda, et sul tuleb mõtteid, et mis teemasid sa tahad kuulda, siis me oleme selleks ka avatud, et küsimustele avatud, et ja teemade ja mõtetele avatud, et nii me saame võib-olla kõige mõnusama podcast'i üldse kokku panna. Et hästi julgustada, küsige, pakkuge teemasid, et me võtame vastu, vaatame, kuidas need meile siia sobivad ja siis kasutame neid ka, et anda seda, luua sisu. ja kirjutage, kommenteerige. just, et kui sulle nüüd see meie esimene osa meeldis, siis meie igal juhul hüppame täiega rõõmust, kui sa vajutad meile juba täna subscribe ja jagad seda ka siis oma sõpradega, siis oled hästi-hästi teretulnud seda tegema. Ja aitäh, et kuulasid ja kohtume juba järgmises osas. Tšau, tšau. tšau.